Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Lõvid. Siin on lugemine teile nädalaks 12–18 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis nendel kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab sellise kurvastuse kaardiga. Et see on karikate 5 ja karikate 5 räägib seda, et te kurvastate millegi pärast, mis on minevikus juhtunud. Ja kui te seda kaarti nüüd hoolega vaatate, siis midagi on teil siin nässu läinud, miski pole läinud plaanipäraselt. 3 karikat 5 on siin ümber läinud, aga 2 karikat on püsti ja see räägib seda, et teil on veel ka teised võimalused. Ei ole mõtet kurvastada selle pärast, mis on läinud halvasti, vaid tuleb vaadata sinnapoole, mida saab veel parandada või mis võib veel hästi minna. Siin on mõõkade äss järgmiseks kaardiks. No mõõkade äss ütleb, et tuleb teha valikud, selged ja kiired valikud. Ja edasi tuleb see koormat kandva mehe kaart. Ja see kaart räägib sellest, et teil on väga suur koormus. Et te võite läbi põleda, kui te ei delegeeri oma ülesandeid. Te olete enda õlule võtnud väga suured kohustused. Ja siit edasi tuleb meil karikate kuninganna ja karikate kuninganna on selline sisemine teadmine, et teie sisetunne ütleb teile, kuidas edasi. Ja siin all on abi tulemas, siin on karikate 2 ja karikate 2 ütleb, et elu läheb kergemaks. Te leiate endale siit kas koostööpartneri või kui te olete vallaline, siis te võib-olla leiate siit endale eluteepartneri. Aga asjad hakkavad kiirelt liikuma ja seda, et asjad lähevad kiirelt, räägib mulle see sauade 8 siin keskmise kaardina. No viimane kaart on muidugi eriti positiivne. Viimane kaart räägib seda, et te olete teinud suure töö ära, te olete näinud vaeva ja te saavutate pikaajalise edu nii isiklikus elus kui töös karjääris. On teil kõik kõige paremas korras ja see ei ole nagu selline lühiajaline edu, vaid see on pikk perspektiiv. Et te ei pea muretsema millegi pärast, kui te rahulikult teete oma tööd ja elate oma elu, võib-olla selle uue siis äripartneriga või elukaaslasega, siis hakkavad asjad kiirelt liikuma, delegeerige siis ära oma koorem, ärge kandke seda üksi, sest läbipõlemise oht on suur, ärge kurvastage selle pärast, mis läks halvasti, vaid vaadake neid 2 karikat, mis on veel püsti ja kus te saate veel asja parandada või hoopis uue tee valida. Ja nautige siis seda edu, mida te olete oma ränga tööga saavutanud. Te ei pea muretsema oma tuleviku pärast. Nii teie enda kui teie pereelu on kindlustatud, ütlevad mulle selle nädala kaardid. Aga ma olen teile võtnud ka ühe lisakaardi oma karma tervendamise kaardipakist ja vaatame, mida siis see kaart teile ütleb ja mis kaart teile tuli. Teile tuli selline kaart, mis räägib lapsevanema ja lapse suhete parandamisest. Et kui te parandate suhteid oma vanematega, siis see parandab ka teie mineviku haavad. Ja et tuleks lasta vanadest solvumistest ja kõigest halvast lahti ja minna edasi. Et võib-olla siis see on ka õige aeg külastada oma vanemaid, kui teil need veel on, või siis lastega suhelda. Et parandage siis seda lapse ja lapsevanema suhet, kui te tunnete, et see kusagilt logiseb. No igal juhul on alati väga mõistlik vanematega suhelda, nendel külas käia, nendel on kindlasti selle üle hea meel,
kui te neid meeles peate, kas või helistate ja küsite, kuidas läheb. Ma soovin teile imelist nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.